Ilusat õhtut kõigile Gratuse liitkasutajatele. Täna siis lõpuks on kätte jõudnud see päev, kus siis räägime sellisest asjast nagu valuutapaari põhine seadistus. Mina isiklikult olen ootanud seda juba pikka aega. Viimase 2 aastat me oleme sellest rääkinud arendajate meeskonnas ja nüüd lõpuks on kätte jõudnud see päev, kus siis see on ka saanud reaalsuseks. Miks üldse see teemaks sai võetud tookord oli see, et kuna nagu me kõik teame, valuutapaarid võivad käituda väga erinevalt ja kõigil on oma karakteristikud, oma iseloom ja siis vastavalt sellele oleks ju optimaalne, kui iga valuutapaar saab siis endale vastava siis seadistuse, nagu et siis öeldakse, et mis sobib kõigeks ei sobi mitte millekski, ehk siis kindlasti on parem, kui igal valuutapaaril on oma seadistus, et see peaks siis tooma alla riski ja tõstma tootlust. GBP USD on siis esimene paar, millele on siis välja antud selline seadistus. Selles videos siis käime üle need aspektid, mida tuleb kindlasti silmas pidada, kasutades siis GBP USD-d eraldi omaette seadistusega ja loomulikult räägime ka sellest, mismoodi siis seadistus teha, kust leida siis see spikker, mille järgi see seadistus teha. Ja ega siin muud ei olegi, hakkame siis vaikselt pihta selle asjaga. Siin on siis minu enda Gratuse konto, nagu näha, siin on siis hetkel 4 tehingut on avatud, GBP USD siis oma uue seadistusega ka võtnud 1 tehingu. Alustame siis sellest, et OutCAD on siis mul siin selleks graafikuks ja siin siis jookseb minu Gratuse seadistus. Kes tahab muidugi, kes soovib omal vastutusel, võib kopeerida seda. Mulle pandud position size 10 000, kuna konto on piisavalt suur ja ma olen teinud seda eeldusel, et nüüd hakkab tulema järjest neid 1 paari seadistusi välja. Uuesti CHF peaks tulema kohe, Eurust peaks tulema kohe ja siis mingid paarid olid seal veel, mis on kohe välja tulemas, et ma olen lihtsalt seda ootanud pikalt ja sellepärast ei ole ka siis minu kontol tootlus olnud teab mis suur viimased kuud. Nii, väga oluline aspekt, kui sul on siin nimistus GBP USD ja sul on ka tehingud avatud, siis sa võid niimoodi edasi toimetada, sa võid ka teha siis uue graafiku ja panna sinna GBP USD siis eraldi töötama, lihtsalt tuleb arvestada seda, et siis on sul nagu 2 Gratuse liiti korraga töötamas, üks haldab neid vanu tehinguid ja üks haldab uusi tehinguid. Ja siis, kui need vanad tehingud saavad lõpuks kinni, siis tasub siit listisse GBP USD eemaldada. Ja kui sul praegu ei ole GBP USD tehingud lahti, siis seda lihtsam, siis sa võid selle kohe siit nimistust maha võtta. Magic number on siis väga oluline asi, mida tuleb silmas pidada. See on siis see, mille järgi robot saab aru, mis tehinguid ta peab manageerima, mis tehinguid ta peab jälgima. Et see on selline unique identifier, nagu öeldakse. Oleneb, mis nüüd see number on, originaalis vist oli siin 4-4, mul on siin pandud hetkel 3-1. Ma pean selle numbri meelde jätma, kohe ma räägin miks. Panin selle seadus kinni, võtan siis lahti GBP USD, mul on siin juba seadistus tehtud ja siin on siis väga oluline see, et position size tuleks siis valida vastavalt sellele, mis on sinu riskiisu. Kuna Gratuse liit nüüd, kui ta hakkab GBP USD eraldi haldama, siis Equity Protector töötab ainult selle GBP USD peal ja kui sul on siis, eks ole, see originaalseadistus, siis Equity Protector töötab ainult nende paaride, nende tehingute peal, millel on see magic number, ehk siis seda tuleb kindlasti silmas pidada, kui sa nüüd paned Equity Protectori näiteks 20% peale GBP USD-l, siis ta vaatab ainult GBP USD tehinguid, kuni jõuab 20% kätte, siis paneb ainult need GBP USD tehingud kinni. Selleks ajaks võib sinu kontol juba olla kogu avatud tehingute jookse miinus 25-30%, aga ta seda ei vaata, sellepärast et ta vaatab ainult magic number järgi neid asju. Nii, võtan uuesti selle seadistuse lahti. Kes tahab, võib sellest teha koopia endale. See on siis nagu see praegune variant sellest, kuidas siis GBP USD käima panna. Ja mis mina siis tegin, ma siis muutsin magic number, panin siia 222. Sa võid panna siia mis iganes numbri, mis sa tahad, aga see peab olema lihtsalt erinev sellest, mis sul oli originaalseadistuses. Ja kui me vaatame
siin on ka siis tulbas on näha match, kui sul seda tulpa siin näha ei ole, sul on võimalik see aktiveerida, võtad siit columns ja siis magic number, siia paned linnukese ja siis on näha, mis on sul avatud tehingud, mis magic number on. Ja initial trade on siis minu puhul, eks ole, 1111 ja managing trade on siis, tuleb sinna nii-öelda +1 juurde, ehk siis lõpeb 2-ga. Ja nüüd see uus GBP uuesti tehing, mis on siis uue seadistusega, on siis 4-2 ja nüüd kui peaks siia tulema managing trade lõpuks, siis see managing trade saab olema 2-2-2-3 lõpuga. Ja kus kohast siis see info üldse kätte saada, et kus kohast see seadistus üldse on. Seadistuse leiad siis Kratos Elite Announcement kanalist ja kui sa ei ole selles kanalis Telegramis, siis link on selle sama video all, kus sa saad selle kanalile siis ligipääsu, paned siit download või siis jah, võid ka siin samas need lahti võtta ja siis tuleb sul see GBP USD seadistus siia ette. Loomulikult, kuna nüüd GBP USD jookseb eraldi, siis tuleb võtta arvesse seda, et jookseb eraldi, sest et nüüd kui sul ütleme siis selle esialgse seadistuse peal, kus sul jooksevad kõik teised paarid, sa oled sealt GBP USD eemaldanud, siis tuleb üle vaadata lot size, et kui sul on lot size alla 3000, siis see on, või seda võib nimetada selliseks kõrgemaks riskiks, kui on alla 2000, siis on ikkagi kõrge risk kohe kindlasti. 3000 backtestide järgi tundub olevat selline hea sweet spot või siis nii-öelda see magus koht. Kui sa oled valmis võtma riski, selle 3000-ga, mina isiklikult oma suure kontol ei taha nii suurt riski võtta, vähemalt mitte kohe alguses, nüüd selle uue seadistusega ma lasen tal joosta ja kuna mul tuleb siis igale paarile tuleb eraldi, siis ma panen nad kõik nii-öelda 10 000 järgi jooksma, vastavalt siis konto suurus need asjad ja kindlasti ajas siis tekivad ka uued teadmised, arusaamad, kuidas saab seda asja veel paremini teha ja kindlasti ka see seadistus võib siin veel ajas muutuda. Et kui sul nüüd tekkis selle videoga seoses mingisuguseid küsimusi, siis anna kindlasti märku. Ja üks asi veel, mis ma siia lõppu tahtsin rääkida, on see, et kui sa avad, sa paned selle lisagraafiku peale selle GBP USD jooksma, see ei pea olema GBP USD graafik, see võib olla mis iganes. Ja siis on muidugi oluline see, et sul oleks siis pandud siia instrumentsid alla ainult GBP USD ja maksimum instruments 1, et muidu ta võib hakata sul seal mingisuguseid teisi paare kaavama, mis sul seal nimekirjas parasjagu on. Jah, minu poolt kõik ja võid ka täiesti vabalt isiklikult märku anda, kui jääb midagi veel sellest videoseks segaseks või aru saamatuks.